Tere, Eero Epner! Me istume siin 2025. aasta sügisel, väljas on värvid ja toas on värvid. Meie jaoks on see oksjonite hooaeg, sügisene hooaeg, seekord taas avatud ja traditsiooniliselt me istume sinuga siin nende piltide keskel laua taga ja oleme valmis sellest kõigest rääkima ühtpidi, et kõikidest nendest teostest jääks kunstiajalukku ka mingi selgem märk läbi meie enda emotsiooni, meie nägemuste ja selle, mida kunstnikud on loonud ja mõelnud, mida me siis püüame siin sinuga tõlgendada. See oksjon on ette valmistatud kronoloogilises järjestuses. Me oleme teoseid esitlemas meie kataloogis aastate kaupa. Kümnendite kaupa on ka kirjutatud artiklid, millega sa oled tegelenud ja igal oksjonil ongi alati see üks ja sama eripära, mida me oleme ka eelnevalt arutanud, et see piltide kooslus, mis tekib, et kuidas neid siis ritta kureerida selliselt, et oksjon ei oleks mitte üksnes ostu- ja müügiüritus, vaid et oksjonist saaks ka mingi selgem kunstilooline väljaastumine ja et nende teoste põhjal me saaksime ka teha mingisuguseid üldistusi ja järeldusi. Millised on sinu kõige põhjapanevamad järeldused siis selle oksjoni tervikvalikut vaadates? See järeldus on nii laialivalguv, aga siiski julgen seda öelda, et hoolimata sellest, et Eesti kunstikultuur on väike ja kunstiajalugu on üpris lühiajaline, siis juba algusest peale, juba sellest hetkest peale 20. sajandi alguses, kui see kunstiajalugu saab tugevamad jalad alla, neid suundi, mille suunas need jalad jooksid, oli väga palju ja kunstiajalugu on väga haruline, et kui siin võtta kas või antud oksjonil vanemakunsti kihistustest, kui me vaatame Oskar Hoffmann, topograafiliselt täpne, realistlik maal, mis samas Hoffmannil omaselt pöörab väga palju tähelepanu atmosfäärile, et ta ei muutu kunagi kiretuks realistiks, vaid romantiline tundetoon, mis Eesti kunsti sageli iseloomustab, on juba seal olemas. Ja siis kerime edasi mõned aastad kõigest ja meil on August Pulsti peaaegu täis abstraktne töö, kus ei jutustata enam lugu, vaid on puhas värvijõud. Ja siia juurde haakuvad veel Oskar Kallise teosed, mis tõukuvad looduselamusest, aga ka liiguvad abstraktsema kunsti poole. Siis on näha, et neid suundi ja harusid, mida puudutati, oli tõesti väga erinevaid ja üldistuste tegemisega oleksin pigem ettevaatlik ja räägiks üksikutest töödest. Kui üksikutele töödele siin juba mõningate eelnimetatud tööde foonil tähelepanu pöörata, siis minu meelest üks omamoodi kurioosum, heas mõttes kurioosum sellel oksjonil on selline avastuslik Arnold Wiffelini töö. Et Wiffelini teosest 1918. aastast, mis arvatavasti on ka olnud kohe, kui me mõtleme revolutsioonijärgses Peterburis eksponeeritud. Teose puhul on põnev ka see, et ta kujutab tegelikult ju puhas selline sümbolistlik väljaastumine, mida me võib-olla oma kunstis nii palju ei näe, et see rahvusromantiline alge kusagil nendel aastatel, nagu sa ka Oskar Kallist mainisid, aga siin on selline sümbolistlik teos, vibu, kütt, linnud taevas, natukene niisugune jõuline, maskuliinne, dramaatiline väljaastumine. Töö puhul on põnev ka see, et sellest on säilinud muuseas Ermi fotokogus omaaegne mustvalge foto, et kuidas sa seda Wiffelini omalt poolt kommenteeriksid? Jah, ta on selles mõttes huvitav töö, et ta kuulub orgaaniliselt maailmakunsti ajalukku, aga mitte nii orgaaniliselt Eesti kunsti ajalukku, selles mõttes, et maailmakunsti ajaloos ja Wiffelin jällegi oli Peterburis, et on loomulik, et selliste teemadele jõudis mütoloogiate kujutamine ja sageli isegi mitte konkreetne mütoloogia, vaid mütoloogilisus kui säärane ja väga dramaatiliselt kuskil maastikus, mis ka suurendab eepilisuse tunnet, seal on pilved näha ja maastikuvaade on panoraamne. Et säärased süžeed olid üpris üldlevinud. Ega Eesti kunstis on säärane jutustus üllatuslik.
Romantika ja tunded on alati Eesti kunstnikke võlunud, aga mitte nii dramaatiliselt ja mitte nii suurelt ja säärane kangelasfiguur, kui jätame kõrvale korraks Kalevipoja mütoloogia, mida just sellel ajal väga paljud kunstnikud kujutasid, siis säärane kangelasfiguur Eesti kunstis mütoloogiline on üllatuslik ja on haruldane. Et kui me siin näiteks 10-ndeid pidi edasi liigume ja kui me seda Peterburi juba mainisime, siis meil on siin ka väljas üks Andrei Jegorovi teos 20-ndatest aastatest, et me oleme Andrei Jegorovi kõikvõimalike erinevate hobuste ja saanisõitjate tõlgendustega ju vägagi tuttavad, et siin on minu jaoks isegi midagi sellist prüügellikult miniatuurset selle töö peal, et mida sa selle kohta räägiksid? Jegorov on selles mõttes huvitav kunstnik, et ta tuleb hoopis teistsuguse tagapõhjaga, teistsuguse arusaamaga, mis asi maalikunst on, mis eesmärke ta peab teenima. Ja seetõttu tema loomingust on kerge üle vaadata, kuna ta ei kuulu kaanonisse, ta ei jaga neid printsiipe, mida üldiselt Eesti maalikunstnikud jagasid. Ta on palju ühelt poolt realistlikum, margisem, ka konkreetsem, ta ei hajuta värve, ei kao kuhugi abstraktsetesse värvikooslustesse ära, aga seda huvitavam on jälgida seda hoopis teistsugust kunstniku käekirja. Ja nüüd antud tööl, mis torkab silma, on muidugi see konkreetsus või täpsus, et tänu sellele tööle mõned tööd on sellised, mis mõjuvad nagu ajamasin, sa lähed ühte teise aegruumi ja see on teistmoodi aegruumi minek kui foto puhul, mis annab ka sulle dokumentaalse tõeväärtuse, vaid Jegorov tabab teatud meeleolu, teatud varjondeid, teatud nüansse, mis foto peale kunagi ei jää. Jegorov on üldse meil sellel oksjonil natukene põhjalikumalt esindatud, et Jegorovilt on ka väljas, ma nüüd hüppan siit 20-ndatest aastatest küll 50-ndatesse korraks, et võib-olla seda autori plokki nagu ühes kõneruumis hoida, aga ka 51. aasta selline suure formaadiline sotsrealistlik teos, mis minu arvates on äärmiselt põnev selline ajalooline või ajalooliste vastuolude ja ühiskondlike vastuolude alltekste kandev töö. Jah, sageli sääraste kunstiteoste puhul, mis on ilmselgelt seotud ajastuga, kus nad on valminud, seal me võib-olla ka liiga palju keskendume sellele ajastule, et lõpuks, kui inimene elab selle tööga koos, siis tema seda maali vaadates tahab ju näha mitte ainult 50-ndaid, 40-ndaid ja kogu seda ajastut, vaid ta tahab näha, mis on sellel tööl endal öelda. Ja Jegorovi puhul see ümberlülitus ei olnudki võib-olla ümberlülitus uutele ametlikele nõudmistele, vaid kui me vaatame seda teost lähemalt, siis erinevalt väga paljudest Eesti autoritest see kõik tuleb loomulikult. Inimeste kujutamine, selline kuldse meeleolu, optimistliku meeleolu kujutamine on ka juba varem tema loomingust hästi tuttav ja ka see monumentaalsus, see suurus, mis jällegi Eesti kunstis on haruldane. 30-ndatel veel Richard Uutmaa imestab, et miks nii harva inimgruppe Eesti kunstis on, Jegorovi kunstis on juba varem ja nüüd ta mõjub veenvana selles suures mõõtkavas, mida ei saa öelda paljude teiste samas laadis töötada üritanud autorite kohta. Jah, 50-ndad on üldse tegelikult äärmiselt põnev aeg ka olnud kunstis, et seda pidi nagu natukene nostalgiliselt põnev või kurvalt põnev, et väga mitmed autorid on pidanud ju ümber orienteeruma absoluutselt teistsugustele maalilistele nõudmistele ja pigem on siis 50-ndatel nagu esile kerkiv see, kuidas maaliti. See, mida maaliti, oli ju ette kirjutatud, et need erinevad maalijate käekirjad võib-olla võimenduvad kuidagi tugevamalt, samas kui värvide maailm jälle nagu vaikib. Jah, 50-ndatest rääkides ja Eesti kunstist rääkides mulle tundub, et
jällegi me võib-olla ei pea nii palju minema nendesse kunstiajaloolistesse mustritesse ja üldistustesse, vaid vaatame iga autori enda teed, sest tundub, et paljud autorid töötasid nii avalikkuse jaoks, aga töötasid ka iseenda jaoks ja tekkis selline topeltmehhanism. On siin näiteks Elmar Kitse, kes on, või ka Linda Kitsmägi, tema abikaasa, kes mõlemad proovivad leida ka selles väga keerulises olukorras neid viise, kuidas kunstnikuna selles mõttes ellu jääda, et kuidas oma kunstnikumina mitte maha salata. Kitse puhul me teame, ta tegi mitmeid võimutruid töid ja nii edasi, aga see talle omane improviseeriv pintslikiri, hästi kiire töötamine, millest on ta ka ise rääkinud, et ta ei taha maale konstrueerida oma peas valmis, vaid see elamus, mille ta saab enne kõike loodusest, sest ta oli väga looduslähedane inimene, et see peaks juhtima ka tema pintslit. See oli miski, mida Nõukogude ametlik kunstipoliitika kuidagi ette ei näinud, mis improvisatsioon, kontrollimatu siin, pintsel, pintslikirja iseväärtused, värvid iseväärtused, aga Kits kas või selle Tartu vaatega või ka Valgemetsa vaatega ta proovib leida viise, kuidas siis ikkagi kunstnikuna mitte ennast maha salata ja ka leiab need. Linda Kitsmägi, kellelt on päris palju töid, nüüd tema ei ole teada, et ta oleks üldse proovinudki hakata midagi väga võimutruud tegema. Tema puhul minu arvates see maaliline vabadus on kohati veel suurem. Siin eriti juhiksin tähelepanu tööle Hommik, mis on ka peaaegu täiesti abstraktne. Aga see hoog, mis seal on ja see vabadus ei kõnele kuidagi sellest ajastust, millal maal on valminud, vaid see räägibki ilmselt siis kunstniku isiklikust hingeseisundist, isiklikust loomingulisest vabadusest või ka vabaduse ihast. Kuidas täpselt sellel ajal kunstnikud selles mõttes töötasid, kui palju nad ise endale mingid reegleid pähe välja mõtlesid, millest kinni pidada, et mitte sattuda võimu silme alla, et see on eraldi küsimus ja seda ei suudagi lahendada. Aga jah, siin on ridamisi autorid, kelle puhul me ikkagi näeme pigem pürgimist isikliku maalimisviisi poole kui selle poole, et mingid ajastu nõuetest kinni pidada. Jah, just Linda Kitsmägile oleme me sellel oksjonil pühendanud täiesti eraldi artikli ja eraldi nii-öelda teoste ploki, et me oleme seda aeg-ajalt välja toonud selliselt, et kui meil on üks autor, keda me tahame olulisena fookusesse tõsta ja üldse sellest naiskunstnik plejaadist kõneledes ja naiskunstnikest kõneledes, Pallase naiskunstnikest, et siis Linda Kitsmägi on seal üks äärmiselt olulisi figuure ja me tahtsime seda tema loo ja käekirja mitte vast siis ainult ühe üksiku teose läbi eksponeerida, nagu me seda seni oleme teinud, vaid tuua välja siin 7 teost kõrvuti, mis annab natukene laiema pildi autorist. Aga kui me räägime 50ndate foonil, näiteks 30ndatest ja hüppame sealt 50ndatest korraks 30ndatesse aastatesse tagasi, siis mul tekkis just see sama seos, et ka 30ndatel olid ju omad reglemendid, nii nagu 50ndatel olid omad reglemendid, et 50ndatel oli see Nõukogude võim, kes omi selliseid kaanoneid lõi, aga ka 30ndatel Eesti Vabariik ju rõhutas teatud selliseid rahvusväärtuslikke eelistusi läbi kunsti, mis teisalt võib-olla mõningaid kunstnikke nagu jälle pärssis. Jah, 30ndatel tõesti olid teatud lähenemised soositud, aga kindlasti ei ole see olukord võrreldav Nõukogude ajaga.
Ja teiselt poolt ma ütleks, et see, mille poole riik siis kallutas kunstnik ehk olla pigem optimistlik, elujaatav, harmooniline, kujutada tööstseene, traditsioonilist elulaadi, Eestimaa loodust, oli miski, mis ilmselt kunstnikele oleks niikuinii olnud meeltmööda, et kui me vaatame Eesti kunsti seda nii-öelda kaanonit, siis autorid, kes suures enamikus olid maal sündinud ja loodus oli nende jaoks tuttav keskkond, nad pöördusidki selle poole. Või Johannes Võerahansu 35. aasta Saaremaa vaade. Sealt ei suuda välja lugeda mina küll ametlike ootuste mingid kammitsaid. See taust on, me teame, mis need ootused olid, me teame, kuidas siis prooviti ka kujutiste kaudu luua teatud ideaalpilti Eesti ühiskonnast, aga mulle tundub, et Võerahansu isiklikud eelistused olid siin esiplaanil. Ja see tundlikkus, eriti see värvitundlikkus on tõesti hämmastav ja seda isegi Konstantin Päts oma käskirjaga ei suuda ju kehtestada, et kui tundlik keegi saab ja suudab olla. Tegelikult, kui ma vaatan seda 30. aastate teoste plokki auctionil, siis see on päris arvukas, et vaadates, mida meil on õnnestunud auctionite vahendusel pakkuda, siis ütleme need 30., 40., ka 20., et see periood on jäänud järjest ja järjest vähesemaks ja me oleme liikunud rohkem kaasaega ja ka moodsa kunsti klassika poolele, aga siin on päris sellised mitmed autorid, keda võib-olla veel esile tuua, näiteks Karl Pärsimägi. Pärsimägilt on meil sellel auctionil koguni 2 teost väljas, et keerulise saatusega autor ja teda ju peeti selliseks Eesti Matissiks ja mingid pidi ta neid moodsaid jooni oma kunstis järgis. Jällegi siin ütleksin, et sama hästi võiks öelda, et Matisse oli Prantsuse Pärsimägi, et neid välismaa eeskujusid üle rõhutada ma ei tahaks, et Nõukogude aja kunstikirjutusest tuli rõhutada seda, kuidas Eesti kunst on võtnud Euroopast mingeid lähenemisi üle, sellepärast et see oli viis, kuidas näidata keset Nõukogude aega, et Eesti kunstiajalooga on olnud osa Euroopa kunstiajaloost, mitte Vene kunstiajaloost või midagi säärast. Aga kunstniku individuaalsed käekirjad ja lähenemised mulle tundub kujunevad välja siiski heade kunstnike puhul mitte nüüd täiesti vaakumis ja sõltumata sellest, mida metropolides tehakse, aga palju iseseisvamalt. Ja Pärsimägi, juba see, mida ta maalis, oli ära määratud suuresti tema päritolust Võrumaal. See, kuidas ta maalib, see lahtisus, see värvi iseseisvus, see kergus, õhulisus. Pärsimägi on üks autorid, kelle puhul on kohe ära tunda, et see on Pärsimägi kopeerimatu ja võltsimatu. Ma arvan, et seda ei saanud Matissilt üle võtta kuidagi, vaid see oli ikkagi Pärsimäe enda maailma nägemises sees niimoodi maailmale otsa vaadata. Ja Pärsimäe kõrvale võiks siin muidugi ka tuua Jaan Koorti skulptuuri, rääkides sellest samast Pariisist, kus ka Pärsimägi oli, et ka Jaan Koort oli ju väga pikalt Pariisis ja tema üks selliseid missioone oli sellist Euroopa kultuurihõngu eestlusesse sujutada. Koort skulptorina, kuidas öelda, et mulle tundub, temast peaks rääkima palju rohkem. Millegipärast erinevatel põhjustel Eesti kunstiajalugu üldiselt vaadatakse kui maalikunsti ajalugu. Ja selle kõrval on graafika, eriti viiralt, aga skulptuur on kuidagi alati erijuhtum, et tuleb vaadata, et nüüd vaatame ka skulptuuri. Et see ruumilise objekti vaatamise kogemus on millegipärast, mulle tundub jäänud kõrval, aga Koorti vormitaju oli peaaegu nagu absoluutne kuulmine muusikas, et ta ei tee ühtegi viga, et see, kui plastiliselt ja ruumiliselt modelleerib, seal on absoluutne kuulmine või absoluutne nägemine või absoluutne materjalitaju. Ja see on tõesti fenomenaalne. Teiselt poolt on huvitav, kuidas ta võtab modellideks sageli väga probleemsed modellid ehk lapsed, kes ei püsi paigal, keda on raske kujutada. Ta võtab sageli ka lapsed, kes on kuidagi emotsionaalselt üles köetud, kes kindlasti ei püsi paigal ja siis ta suudab selles väga väljapeetud vormis väljendada midagi väga rahutut ja see on väga võluv kooslus.
Kui me nendest 30. aastatest, kust võib-olla veel võiks ka mainida näiteks Nikolai Kulli ja Eduard Viiraltit ja isegi Boris Sottenbergi suureformaadilist meremaali, mida puhtalt niisuguses mereteema võtmes isegi Eesti kunstis nii palju ei ole, et meil on küll rannikuid ja rannajooni ja kalurielu maalitud, aga puhast merd ehk mitte nii palju, nagu seda siis võib näha läbi Ottenbergi töö. Samas sealt edasi liikuda 40. aastatesse, ma võib-olla ise tooksin siit 40. eriti rõhutatult välja selle Felix Randeli Põgenikud 43. aasta. Randeli töö on Jegorovi tööga huvitavas paralleelsuses, et enam-vähem samal ajal valminud, aga täiesti teine motiiv, täiesti teine temaatika ja Randel ei proovigi siis maalida seda, mida ta ei suudaks, ehk ta ei proovi maalida seda inimrühma kuidagi psühholoogiliselt iga karakterit välja, me näeme tema näoilmeid ja nii edasi, vaid ta maalib stiihiat, seda põgenemise stiihiat, seda tuulepuhangut, mis käib läbi inimeste ja mis neid siis kuhugi edasi pillutab. Jällegi, kui inimene vaatab seda tööd oma kodus, siis ta ilmselt ei taha kogu aeg mõelda, et keda on kujutatud ja mis on kõik selle ajalooline taust, aga see on vaadatav ka inimrühma kujutamisena, kus kunstnik on vallanud väga osavalt sellist impulsiivsust, hoogu, kiirust ja nii edasi. Ja siin on aasta varem valminud Ott Kangilaskilt selline kõrge taevas, mis mingit pidi ka neid Felix Randeli tuulistele meeleoludele sarnaseid emotsioone endas kätkeb, et kus see dramaatiline taevas iseloomustamaks mingisuguste ajalooliste kurbade sündmuste olemasolu juba nagu väga jõuliselt välja tuleb. Kunstiajalugu võib jagada mitut moodi ja üks väga spekulatiivne viis on vaadata, millised tööd on introvertsed, millised on ekstravertsed, mis sageli tuleb ka autori loomusest. Eesti kunstis on päris palju sellist introvertsust, kas või antud oksjonil Karl Murakini töö, mis on väga rahulik, vaikne, ükski rohukõrrek ei liigu seal tuule käes, pilved seisavad rahulikult, mõtlikult paigal. Aga siis on ka päris palju ekstravertsid tööd. Valdo Rohaka looming näiteks torkab selle poolest silma, kuidas puud väänlevad mingisuguses müstilises koreograafias. Kuidas loodusesse ilmuvad värvid, mida seal tegelikult ei ole, see maalimisviis, kuidas ta maalib, aga ka kuidas ta kompositsiooni üles ehitab või teemad, mida ta käsitleb, et seal on sellist väljaelamist või millegi otsimist. Sellised ekstravertseid autorid või töid on veel, Edward Kutsar, kes paneb puid painduma tuule käes ja kes oli väga rahutu, püsimatu loomuga ja siis proovib seda kõike kuidagi väljendada ja maalikunstniku viisid väljendamiseks tavaliselt on meeleolu, värvikasutus, pintslikiri, et sealt tuleb siis väljapoole elamine mingil moel välja. Liidia May võib olla ka emotsionaalse autorina 40. aastatest on siin sellistele lilledele keskendunud nagu päevalilled kannus ja ka üks põllulillede kimp, aga mu meelest ka Liidia May puhul ei jää need lilled üksnes lilledeks, et ta loob ka seda ruumi ja atmosfääri ja midagi enamat. Liidia May on väga huvitav autor, kelle puhul oleks liiga kerge öelda, et ta tegeleb naisterahvaste teemadega, et lilled, kodune miljöö ja nii edasi. Ma arvan, et see üldistus kindlasti ei pea paika. Kui vaadata laiemalt Eesti kunstiajalugu, siis pigem mehed olid need, kes kujutasid perekondlikke idülle ja toanurgakesi ja nii edasi. Lisaks päevalilledele juhiksin näiteks Liidia May puhul tähelepanu tema Tallinna vaatele, kuidas ta Tallinnat vaatab, sest see vist oli Leedus, kus võrreldi
meesluuletajaid, kes käivad linnas ringi ja siis luuletavad sellest ja naisluuletajaid, kes käivad mööda linna ja siis luuletavad ja tuli välja erinevus. Mehed luuletavad majadest, tänavatest, autodest ja naised luuletavad inimestest, keda nad nägid. Ja see Liidia Meimaal ka ilmekalt näitab, et linn ei ole tema jaoks mitte kuubid ja tahukad ja nii edasi, vaid ennekõike inimesed. Siit 50ndate kunsti hüpates veel korraks ma võib-olla nimetaksin Peet Arenit, et me 50ndatel korra juba peatusime, aga Peet Aren ja New York ja samas näiteks ka 50ndate lõpust juba siin 59. aastast hoopiski juba Enn Põldroos oma Tallinnaga. Tooksin siia juurde ka Johannes Võõrahansu veel ja jällegi me 3 kunstnikku, aga näeme nende näitel 3 täiesti erinevat haru. Üks on maailma suurlinnas ja maalib siis arhitektuurset objekti, mis justkui on hoopis ka ühest teisest ajastust või imiteerib ühte teist ajastut ja kohta, Euroopa selline triumfikaare koopia. Selle kõrval Johannes Võõrahansu, kes pärast teist maailmasõda ei saa öelda, et vakatus, aga kindlasti tema looming muutus ja ta ei olnud enam nii intensiivselt näitustel esil. Ja siis maalib järsku selliseid sümbolistlikke töid, nagu hobused kihutavad, talle väga tähtis motiiv, see kihutavate hobuste motiiv pandi siis ka Võõrahansu isiknäituse kataloogi peale, et see tundus talle niivõrd oluline. Jällegi näeme sellist igatsust vabaduse järele, metsikult kihutavad hobused, üks neist vaatab üle õla tagasi, mälestuste kohaselt olevate siis vaadanud seda, mis neid minema pelutas, aga mis see täpselt on, seda Võõrahansu meile ei ütle. Vabaduse ihast kantud töö ja siis on Enn Põldroos, noor kunstnik, kes alles hakkab oma teed otsima ja kui me täna vaatame teades, milliseks autoriks Põldroos kujunes, siis on huvitav ka jälgida, kuidas autorid vahel alustavad täiesti teisest kohast, kui see, kuhu nad lõpuks jõuavad. Ja võib-olla sellest 50ndate maailmast võiks välja tuua ka päris niisugused toredad raamatute illustratsioonid suvele ja kevadele, Oskar Lutsu suvele ja kevadele, siis Richard Kaljosulest. Kaljo on selles mõttes ka ebatüüpiline autor, et minu arvates loo jutustajaid ehk kunstnikke, kes tõesti jutustaksid lugu oma töödel, mitte ei näitaks seisundit, olukorda looduses, linnas, natüürmordina ja nii edasi, et inimesed, kunstnikud, kes jutustaksid lugu, kus inimeste vahel on mingid suhted, mingid draamad, minidraamad ja see jutustus on ka selgelt loetav, me näeme inimeste näoilmeid, kehaasendit ja nii edasi, et neid on väga-väga vähe Eesti kunstis olnud. Ja Kaljo, kes ka ei kaugene sellest päris olukorrast, ta ei muuda seda groteskseks, ta ei muuda seda muinasjutuliseks fantaasiapildiks, et tema on üpris ületamatu storyteller olnud. Eriti raamatu illustratsioonides, kui me mõtleme 3 musketäri peale näiteks, et siis need Oskar Lutsu teoste illustratsioonid sinna kõrvale asetatuna ka näitavad, kui meisterlikult ta valdab detaile, loo jutustamist, psühholoogilise karakteristika väljajoonistamist ja nii edasi. Selline kelmikas jutustaja on muuseas ka Ott Kangilaski, mulle just siin praegu seda oksjoni kataloogi servides jäi silma see groteskne ja humoorikas ja vaimukas 57. aasta töö, kus kunstnik seisab 3 täiesti erinevat tüüpi naiskodanikku ees ja ei tea, keda valida, et selline 3 graatsia paroodia siis mütoloogiast tänasesse päeva. Kunstnik keskendumine iseendale ehk mina kui kunstnik, see on minu ruum, ateljee, need on minu tööriistad ja kunstnikuks olemise staatuse illustreerimine, et neid töid ikka on, et kas või käesoleval oksjonil Valerian Loigu töö ateljees väga mastaapne, suuremõõtmeline töö.
väga kogenud autorilt, kus ta siis on maalinud enda Tallinna kunstihoones asunud ateljeed, sealt avanevad vaadet ja üllatuslikult 2 akti, kes siis midagi ootavad seal ruumis poseerima hakkamist või see on juba pärast poseerimist, ei oska öelda. Aga see olukord siis võtab ka kokku kuidagi Loigu kunstniku mina. Teda ennast ei ole ühelt poolt maalipinnal ja teisalt ta on seal maalipinnal, et see ruum, see olukord ilma temata oleks võimatu. Selle tööga oli selline tore seik, et meil siin üks näituse külastaja vaatas seda 2 modelli ja küsis, et huvitav, kas autoril võis olla sellel hetkel seal ruumis 1 modell või tõepoolest 2 modelli. 1 modell, keda ta siis kujutas nii toolil istudes kui ka aknal seistes või olid need 2 eraldi seisvat naist kodanikku? Jah, seda ei tea. Lisaks on laevamudel selle ateljee aknalauale asetatud, mille tornid või mastid moodustavad omalaadse rütmilise sünkrooni Niguliste kiriku torniga. Aga miks nii majesteetlikul kohal järsku purjelaeva makett, mida see sümboliseerib, jälle asi, mida mõistetada? Selliseid olustikku kujutavaid töid on muuseas 50-ndatel veel Valdur Uhaka rannas, eks, et 58 aastase on suhteliselt pärast vangilaagrit tehtud töö tagasi tulles, et ka Lembit Saarts tegi sellel ajal monotüüpiat ja samamoodi kujutas siis niisuguseid kelmikaid 50-ndate aastate daame trikoodes rannas, et ma korra mõtlesin, et huvitav, kas nad on Ohakaga mingit pidi seal kampakanud neid samu motiive käsitledes. Ei ole võimatu, nad olid ju head sõbrad juba enne vangilaagrit. See vangilaagrist tulnud kunstnike valikud, mida nad siis edasi maalivad, asetamise kõrvale näiteks Henn Roode või Olev Subi, need olid väga erinevad, aga tundub, et üks asi neid iseloomustas või isegi 2 asja. Esiteks taju, et aega ei ole raisata, sest nii palju aega oli neil ära võetud ja siis nad süvenenult tegelevad maalikunstiga. Mõnel puhul, Ohaka puhul näiteks torkab see silma selles rikkuses ja mängulisuses, et kui palju ta maalib ja kui erinevates laadides. Teistel puhkudel Olev Subi näiteks võtab aegalt endale aasta, kus ta maalib ainult 6 või 8 maali, sest tahab süveneda. Aga kõik nad tajuvad, et aega ei ole raisata, et siin tuleb kunstiga tegeleda nii palju kui võimalik. Ja teiselt poolt, ega nad nii palju kui isiklikest mälestustest olen kuulnud, väga ei kartnud enam. Et kõige hullem oli juba seljad, aga vangilaagris oli istutud ja nüüd nad julgesid maalida võib-olla nii, nagu mõni teine ei oleks julgenud maalida. Ja siia, aga jah, lõpuks need valikud olid ka väga erinevad taas. Olev Subi otsib harmooniat pärast vangilaagrit, ainult harmooniat, kunagi tema maalidel oli ühtegi tragöödiat, konflikti, pinget, mitte midagi säärast ei ole. Ohakas jällegi väga pulbitseva natuurina, tema ei karda ka selliseid tumedamaid meeleolusid, groteski ja muud säärast. Kõneletes siin juba Subist, meil on sellel oksjonil väljas ka üks Subi tuntud ja oluline teos, kus ta siis kujutab endale isikupärasel moel akti ja nimetab selle pildi kuidagi suunaga lääne poole vaatavaks. aastal, kui ma ei eksi, ja see tööga läände jõudis ja nüüd jõuab ringiga tagasi Eestisse peale 30 aastast ootust. Modell katab oma näo seal kätega, kui nüüd tõstab käed näo ette. See oli üks nüüd motiiv, mida Subi just 90-ndatel hakkas kasutama, et sageli modellid seal varjavad või oma nägu või siis tõstavad käed näo ette. Aga mida Subi siin liidab, on siis see abstraktne
abstraktse maali võimalused erinevate geomeetriliste vormidega taustal ja see on ka lähenemine, mis Subi jaoks tollel hetkel oli veel üpris värske, umbes 10 aastat oli ta abstraktsionismiga katsetanud ja proovinud. Ja kuigi 90-ndate algus oli vanemapõlve kunstnikele väga keeruline, nad pudenesid kunstimaailma huviorbiidist ja nii edasi, siis Subi ei lasknud küll mitte kuidagi kõigutada sellest, mis väljaspool maailma juhtus. Tema maalis samasmoodi süvenenult, ei teinud mitte mingit hinnaalandust, pigem esitas endale järjest kõrgemaid nõudmisi, kuidas maalida, mida maalida. Ja see veendumus, et maalikunst on oluline, see veendumus, et see, kuidas ma maalin, need väärtused, ennekõike värv, on olulised, need tulevad ka sellest töös väga selgelt esile. Nendest 50ndate aastate buketist, kui rääkida seda abstraktse, abstraheeruva või abstraktse vihjega maailma realistlikus koosluses ja kompositsioonis, võiks ju ka juba nagu natukene nimetada ja välja tuua, et kas või see sama Richard Sagritsa talvine vaade Kaarli kirikuga, kus tegemist on juba mingisuguste teistsuguste ruumimahtudega, kui see võib-olla oli Sagritsale tema loodusvaadetes omane. Kui rääkida abstraktsionismist, siis samas tuleb öelda, et ega Eesti kunstnikud mulle tundub väga päris abstraktsionismi ei kippunud ehk kohta, kus see päris maailm täiesti ära kaoks, see vundament, mille argielu laob ja tegeletakse ainult värvide ja ainult vormidega. Et neile reeglina argipäev või maailm kui säärane pidupäev oli nii armas ja oluline, et ühe jalaga oldi ikkagi alati ennast vabatahtlikult sinna külge ka ankurdatud. Ka Sagritsa töö puhul ikkagi see päriselu on ka näha, Subi puhul päriselu on näha. Nad igatsesid suuremat vabadust, suuremat poeetilisust, suuremat lüürilisust ja siis abstraheerisid vorme, üldistasid ja nii edasi, aga et nad oleks tahtnud nüüd täitsa selga keerata sellele, mis nende ümber toimus, et seda märgata ei ole. Näiteks 60-ndatel me läheme võib-olla juba jõulisemalt nende otsingulisemate ja avangardsemate meeleolude poole, et meil on siin ka 60-ndatest aastatest artikkel, mille laiendatud pealkirjaks sai noor avangard ja endiselt modernism, et 60-ndad on minu jaoks olnud hästi huvitav aeg Eesti kunstis niimoodi tagasivaatavalt, kus need samad uued tulijad ja vanad olijad ühes ajaruumis kuidagi koopereeruvad ja kuidas vanemad olijad püüavad siis minna kaasa moodsamate suundadega ja ka moodsama aja nõuetega ja samas siis see seltskond, kes nüüd 60-ndate lõpus ja 70-ndate alguses hästi jõuliselt pilti tuli, on seal juba natukene kuidagi niimoodi revolutsiooniliselt olemas. Et siin on tegelikult väga palju erinevaid nimesid ja ka neid autoreid, keda me siin oleme juba põgusalt puudutanud, aga mis mulle sellest meie 60-ndate aastate plokist silma hakkab, on tegelikult Uno Roosvalt. Ja need Uno Roosvaldi 2 maali Peipsi kaldal ja põlispuud, mis hoopis tükkis kuidagi ajas lähevad tagasi sellisesse Kristjan Raualikku maailma. 60-ndad samamoodi on väga haruline ja veel eriti haruline, et kui võrrelda seda näiteks 30-ndatega, siis ei saa öelda, et 30-ndate algus ja lõpp oli kunstipildist midagi täiesti erinevat. 60-ndate puhul ma arvan, et midagi sarnast saab öelda. Aga need harulisused ka seal 10. sees, et mitte ainult, et alguses ollakse natuke realistlikumad ja lõpus avangardsemad, vaid ka kunstnike omavahelised harulisused on väga suured. Malle Leis 100 lillekimpu suurepärane töö, kunstiajalooline tõeline avastus, on väga raske panna seda riimuma näiteks Peeter Mudisti samaaegse loominguga või Jüri Arrakuga. Ja neid nimesid ei maini juhuslikult. 87. aastal Arrak, Mudist, Malle Leis tegid ühisnäitusega, Jüri Palm oli seal ja nad ise tunnistasid ka, et meid ei liida mitte miski peale selle, et me oleme põlvkonnakaaslased. Ja näituse külastajad olid nõutud, öeldi, et see tuli väga liiga haruline näitus, ühtset tervikut ei tekkinud,
kuigi nad olid eakaaslased, mõned olid isegi seal ühes kunstirühmituses olnud, aga need individuaalsused üha enam suurenesid ja üldistada väga keeruline. Uno Roosvalt, jällegi üks täiesti omanäoline kunstnik, sageli ebaõiglaselt üle vaadatud, see töösse süvenemine ja see eetiline mõõde, mis tema kunstis on, ma arvan, et seda on tõesti võimalik võrrelda Kristjan Ravo omaga ja ei saa öelda, et tema oleks nüüd 60-ndate tüüpi esindaja, samas ta oli 60-ndatel töötas, oli väga oluline autor, et küsimus on selles, mida me tüüpiliseks 60-ndateks loeme. Et just Uno Roosvaltil on ju ka eraldi ilmunud raamat, mis keskendub tema joonistusloomingule, just siis see siin tundus oluline välja tuua see tema joonistaja käekiri, et kuigi me teame teda ka väga tugeva maalijana, kes siis omavahel kombineerib samamoodi, nagu me siin juba kõnelesime, neid abstraktseid ja realistlikke motiive. Aga sellest 60-ndate peatükist ma tooksin välja veel Evald Okase, sest Evald Okase need Euroopa daamid väga suuresti iseloomustavad seda, mis 60-ndate aastate kunstis toimus just nende lindlike rütmide peale rõhudes. Okas on väga huvitav autor ja antud oksjonil see Okase valik, eriti natüürmordid, on, kuidas siis öelda, Okase loomingus ei ole saladus, et kuna ta töötas nii palju, siis tuli ka pealiskaudsemaid töid ette. Aga eriti need natüürmordid näitavad siis hoopis teist Okast, kui tundlikult ta ka suutis käsitleda seda värvi ja vorme ja kompositsiooni. Et Okas kahtlemata valdas neid maalikunsti ABC-d lihtsalt usinalt ja uhkelt töötades ja sageli ka tehes töid, mis olid siis mõeldud, ütleme nii, leivateenimiseks. Seal ta võib-olla pani välja üpris vähe sellest, mida ta tegelikult oskab. Aga kui ta viitsis süveneda, siin on võib-olla mõne natüürmordi puhul ka isiklikud taustad, siis on näha, et kui mitmekihiliselt ja süvenenult ta suutis töötada. Ja siis see graafika seal kõrval, eks ju, 60-ndate sellised mustvalge joonega Pariislannad ja sõbratarid ja mulatitar ja et see näitab hoopis teise, ma ei saaks öelda ka teistsugust Okast, sest et Okasele on see mingi niisugune joviaalsus kunstis alati omane olnud ja see graafikablokk, mis Okaselt ka sellel oksjonil esindatud on, toob seda rõhutatult välja, tuues ka muuseas ühe teose tema Jaapani motiividest, mida meil ei ole õnnestunud kunstiturul nii väga tihedasti pakkuda. Siin August Pulstil on meil üks töö 60-ndatest ja teine siis varasest 1915. aastastest Pulsti hilisemat ja varasemat loomingut kõrvutades, mida sa välja tooksid? Pulsti varane töö on üks selle oksjoni highlight'e või siis ütleme olulisemaid töid minu arvates, kus ta üpris väikeses formaadis, sest töötadigi väikeses formaadis, suudab saavutada ja esile tuua säärase värvi jõu, et raske on siia kõrvale kedagi isegi panna. Et Herbert Lukk, Konrad Mägi mingites hetkedes, aga peaaegu et puhta pigmendi usaldamine. Siin ütleks, et Herbert Lukk, August Pulst on teistest erinevad. See igatsus puhta värvi järele ja puhaste pindade järgi, ega see teda nüüd maha jätta, et ta sääraseid dramaatilisi pöördeid oma loomingus ei tee nagu mõned teised, aga kindlasti ta muutub kodusemaks, palju tiirleb Meriväljal, uurib kodukandi ajalugu, Meriväljal on tal väga südame küljes ja siis maalib ka seal kodukandis väga palju hilisematel 10-ndatel. 70-ndate loomingu minu meelest kaks sellist, siin on, ma 70-ndatest tegelikult tahaksin välja tuua ka põgusalt
ja kas või nimetada Jüri Arraku graafikat, sest et Jüri Arraku graafika on olnud ka oksjonitel, ma võiks öelda võib-olla natuke ühekülgsena esindatud, et on teatud motiivid, mida inimesed on tema graafika puhul, tema hilisemast graafikast eriti armastanud, et need loomad ja ükssarvikud ja see teema, aga siin on selline noor 71. aasta Arrak olukorras, kus tema bioloogiline olend, nagu ta ise seda nimetas, või selline märkolend loomingusse sügavamalt ilmub ja kus ta on veel rohkem selline kaheplaaniline, nii et neid töid ma siin ise tahaksin välja tuua. Aga sinuga me siin enne seda salvestust näitusesaalis ringi jalutades vaatasime Günther Reindorfi 73. aasta miniatuurset Itaalia pliiatsi joonistust, mis on oma olemuselt märksa mastaapsem, kui see formaat lubab. Jah, Reindorfi puhul mõtlesin sellist asja, et kui tekkisid esimesed kunstimuuseumid või kunstigaleriid või ütleme kunstikogud, mitte muuseumid, siis sinna koguti mitte kunstiteoseid, vaid kummalisi teoseid, et asju, mida inimene oli teinud või mis oli ka loodusest leitud ja mis olid mingil moel siis poolmüstilised, et saadud aru, kuidas need päris tehtud on või mis need on. Ja Reindorfi töö ka, kui vaadata seda lähedalt ja mõelda, et inimese käsi on niivõrd väikeses formaadis, niivõrd intensiivselt töötanud, nii detailirikkalt, nii palju varjundeid suutnud sisse tuua ja mitte lubanud endale sellist suurt vabadust, vaid just nimelt olnud hästi distsiplineeritud ja suutnud tõesti olla väga joonistuslikult täpne, siis tekib tõesti küsimus, et äkki see oleks võinud kuuluda sinna kurioosumite sekka, mida vanasti kunstikogujad kogusid, kus ei vaata mitte ainult teose kunstilist mõõdet, vaid ka mõtled, kuidas see küll tehtud on? Selle äärmiselt akadeemiliselt filigraanse Reindorfi kõrvale võiks tuua sellest samast kümnendist kohe kontrastina Tiit Pääsukese, kes ju mängib niisuguste poppide maailmakunsti elementidega, nagu toob sellise ready-made momendi teosele ja puudutab popilikke sfääre, et ma arvan, et see 73. aasta maal pealkirjaga Mäng on ka üks selle oksjoni põnevamaid töid. Ja mäng ja mängulisus on küll üks printsiip, mis minu arvates tuleb alles pärast teist maailmasõda ja võib-olla tuleb ka 70-ndatel. Muidugi, mida me mängu all mõistame, et kas juba selline vabam pintslikiri ja kelmikam süžee on juba mäng, võib ka nii vaadata, aga ma ütleks, et see, kuidas Pääsuke käsitleb maalipinda, mitte ainult siis pinnana, mis on reserveeritud väärikalt värvidele, vaid sinna võivad tulla ka muud objektid ja ka see süžee, mis on poolkummaline, aga mänguline, et see räägib nüüd ühest uuest mängulisuse mõistest ja see tõesti tuleb alles seal kuskil 70-ndatel ja suuresti ka Tiit Pääsukesega sisse. Muidugi on näha ka see, mille poolest me Pääsukest kõige enam tunneme, et ikkagi see, kuidas ta värve kasutab, värve tajub, näeb, see on teistmoodi, kui siiani oli tajutud. Ta värvid on sageli, on seal mitu kihti, aga ta kuidagi ei efektitse nendega, ta ei ilutse, ta ei sentimentaliseeri, ta ei romantiseeri värvi, vaid värv on peaaegu et nagu füüsilise stiihjana tajutav ja samas ikkagi ka poetiseeritud. Mida näitab ka tema teine teos sellel oksjonil pealkirjaga Kummardus annab ja võtab, et selline huvitav triptih. Pääsukesel on hästi iseloomulik see, et ta teeb mitmest teoseist koosnevaid niisuguseid koosluseid, et ta kuidagi liigendab seda ühte mõtet erinevatel lõuenditel ja moodustab sellest sellise komplekti, et see andev ja võttev käsi ja see kummarduses olev figuur mu meelest ka hästi iseloomustab just kõneldud värvimaastikku.
Aga siia pääsukese kõrvale võib-olla veel Toomas Vint 74. aastast. Toomas Vintilt midagi täiesti teissugust, kui me oleme harjunud nägema viimastel oksjonitel, ehk enam neid tema metafüüsilisi väga peene valgustajuga maastikke, siis siin selline akt. Jällegi mängulisus, mis tuleb ka näiteks Jüri Arraku loominguga ja Arrak oli väga mänguline teatraalne elu lõpuni oma loomingus. Vint, jah, see unenägudest tõukumine, sürrealistlik teatud loogika või ootamatute kujundite olukordade kokkuliitmine on erandlik ja jällegi võime öelda, et ega enne teist maailmasõda sellist unenäolisust küll aeg-ajalt esines, eriti Viiralti loomingus, aga moelikunstis mitte nii väga ja nüüd 60-ndatel, 70-ndatel ka see värav avatakse, et ka see nüüd legaliseeritakse, et sa võtad oma maali ainese mitte ainult päriselust või ka mitte ainult sellisest ettevaatlikust muinasjutust, vaid täitsa unenäost või unenäo loogikatest, kus loogikaid ei ole. Ja Vindi selleaegne looming, hiljem ta ei ole sellega nüüd üleliia palju tegelenud, on tõesti haruldane mitte ainult Eesti kunstiloos, vaid ka tema enda loomingu kontekstis. Me hakkame vaikselt nende kümnenditega lõpupoole jõudma ja kui ma midagi siit veel tahaksin rõhutatult välja tuua, siis tegelikult 80-ndatest aastatest ma võrdleksin ja ka 90-ndate algusest kohe kahte sellist teost nagu Mari Roosvaldi siis kompositsioon Kollasega ja Kristiina Kaasiku abstraktsioon, sest neid töid vaadeldes mulle tundub, et need autorid küll täiesti erinevas vormilises võttestikus tegelevad ühe ja sama niisuguse assotsiatsioonide maailma loomisega, et Kristiina Kaasik siis hästi tugevalt läbi oma isikupärase looduskirjelduse, kus ta võtab ühe emotsiooni ja väljub sellega vaata, et kogu sellest maaliruumist abstraheerides ja moonutades seda maaliruumi taju. Samas kui Mari Roosvald teeb seda sama, kujutades ühte realistlikku ruumi, realistliku lambi ja realistliku tooliga, aga toob sinna sellise geomeetrilise rütmi, nagu tahaks minna sellesse ruumi aistingusse ka läbi mingite abstraktsete vahendite. Jah, ja sealjuures on huvitav märgata ka seda, et Kristiina Kaasik, kui ta jõudis teatud vormiliste lahendusteni, mis talle huvi pakkusid, siis ta jäi neile ka üpris truuks, et tekkis Kristiina Kaasiklik palett, punased, sinised, valged värvid ja ka teemade ring ja üpris pea see teemade ring tähendas abstraktsust. Mari Roosvald on palju rohkem katsetanud ja liikunud, et antud kompositsioon on tema loomingu kontekstis harukordselt suuremõõtmeline ja ka säärast vormide ja värvide asetamist kompositsiooni puuslesse liiga palju tema loomingus ei ole näinud, mis näitab jällegi erinevaid isiklikke kunstnike strateegiaid. Keegi töötab algusest lõpuni ühes laadis, keegi vahetab laadi iga aasta, individuaalne. Rein Tammik on ka selline autor, keda peaksime mainima, sest Rein Tammik on meie sellel oksjonil 2 tööga esindatud. Need on juba tema Prantsusmaa perioodist, aga minu meelest Rein Tammik siis ka tollase võib-olla sellisesse avangardsesse gruppi ja põlvkonda kuuluva autorina oma hilisemas loomingus on väga veendunult jäänud ju modernistiks ja see Prantsusmaa aegne looming on äärmiselt jõuliselt manifesteerivalt ja atraktiivselt modernism. Või mõlemad tööd on väga huvitavast perioodist, et kui vaadata jällegi töid ennast ja mitte mõelda kunstniku keerdkäikude peale, siis see huvitav moment on ka nendel maali pinnal selgelt esil.
kui teada seda tausta, et ta oli hüperrealist ja hiljem maalis pigem akadeemiliselt, siis see on just seal murdekohas, kus ta ühest laadist laseb lahti, aga teise ei ole veel päriselt jõudnud ja siis maalib teistmoodi. Aga kui nüüd mitte teada seda tausta, siis mis me näeme, on suur maaliline vabadus, suur jõud, suur intensiivsus, mingisugune usk ja lootus kumab nendest töödest läbi. Tegemist ei ole plaseerunud kunstnikuga, kes teeks järjekordse töö järjekordselt samas laadis, nagu ta on alati teinud, vaid on näha, et kunstnik on otsinud, see on näha nendes värvide erksuses, kirkuses, motiivikäsitluses, värvide valikus ja nii edasi. Tolts, jah, tema oli väga kelmikas mees ja tema kohe täitsa oponeeris vanemapõlve maalikunsti teatud põhimõtetele. Värv tema jaoks ei olnud nii oluline. Tema julges öelda, et tema jaoks maali juures kõige olulisem on kompositsioon, ehk kuidas erinevad pinnad, pinnaimitatsioonid, faktuurid kokku saavad, missugune tervik sellest moodustub. Ja sellist romantilist ja sentimentaalset lähenemist ta ironiseeris selle üle väga sageli, et kunstnik kui keegi, kellel on barett viltu peas ja kes tundleb pintsli otsaga, et see ei olnud nüüd kindlasti see, mis Andres Toltsi oleks huvitanud. Et selle oksjoni võib-olla selline sürrealistlik valik ja jõuline kunstiline väljaastumine, mida me ei saa siin mainimata jätta, oleks Miljard Kilk. Võib asetada ta Rein Tammiku kõrvale, et ühel hetkel hüperrealist ja järgmisel hetkel teeb midagi täiesti teistsugust. Tammik jõudis akadeemilisemas laadis loodusvaadeteni, aga Miljard Kilk siis isiklike fantaasiaruumideni. Ja kui hüpata siin, 100 aastat ettepoole, siis me võime teda võrrelda Arnold Riffelini teosega, et samamoodi sümbolism, mütoloogiat, isiklikus kastmes. Muidugi on Miljard Kilk palju baroksem, ühe värvi asemel kasutab miljardit värvi ja palju lopsakam nii fantaasias kui värvides, aga igatsus sellise fantaasia maailma järele on mõlemas olemas. Meie oksjon tegelikult lõppeb äärmiselt sellise realistliku noodiga, et kui me alustasime realistliku noodiga, siis me ka lõpetame mingit pidi võib-olla sellise realistlikuma maalikunstiga, mis samas on teisalt ka juba natukene sürreaalse puudutusega, nagu me siin rääkisime. Aga ma arvan, et siinkohal me võimegi siis kogu selle meie tänase kõneluse kokku võtta. Tänadasin, et sa oled siin taaskord meiega rääkimas ja vaatame, mis oksjon juba publiku poolt hinnatuna endaga kaasa toob ja millised on meie ostjate eelistused. Meie oleme võib-olla omad jalutuskäigud siinkohal teinud. Nii et aitäh, Eero, ja uute kohtumisteni uute oksjonite eel.